et ma saadaks, üleeile tahtis, et ma saadaks talle paar lauset. Need laused on minu telefonist, neid ei ole sinuni jõudnud. ja siin, kui ma nüüd ütlen sulle, siis ma loengi selle ette, mis ma saatsin, et tere armsad, kuna viimasel ajal on tekkinud palju küsimusi meie toitumise ja keha kuulamise osas, siis tulen seekord jagama oma muutuste teekonda. Ja kuidas see on kulgemas? Soovitan olla sul avatud ja tunda, millal, mis sinuga kokku kõlab ja mis mitte ning võib-olla miks. Ma ei kuuluta sulle absoluutset tõde, sest seda pole olemaski, vaid seda, mida me oleme oma hingejuhatuse ja teadmiste läbi kogenud oma eluteel ja milleni jõudnud või mitte jõudnud. Soovitan, võta ligi paber ja pliiats ja kui tekib küsimus, siis pane see kirja. Et me saame seda ka ühiselt vaadata, sest kui sa vahele küsid, siis mul võib olla ka pärase mõttelõng, eks ju. Ja usu, et kui sinul on see küsimus, on ta ka teistel. Lingid Ago jagas meili ära, nii et siin ei olegi mul rohkem midagi öelda. Mul on teine kokkuvõte, mille ma tegin, et ma ei hulguks mõttega laiali. On mul nina ees siin, ma paigutasin ta ilusti siia Teamsi kõrvale. Ma natukene veel nihutan. Päike paistab mul otse silma sisse. Ta on nii kõrgel veel metsast. Vaatame, kas jõuame siia saatesse koos päikesega lõpuni. Ehk siis, mida mult on küsitud ja mida ma olen teinud viimane aasta teisiti kui siiamaani. See, mida ma olen siiamaani teinud enne seda möödunud, seal on väga palju erinevat toitumist olnud. See loomupärane toitumine, mis oli meil enamustel lapsepõlvest kaasa antud läbi meie süsteemi, õnnelik põlvkond, kes sai tegelikult puhast toitu süüa. Ehk siis kuni, ütleme, 3. lapse sünnitamine 28-aastane ei olnud mul kokkupuudet selleks ajaks veel ei alkoholiga, ei kohviga, ei tänapäevase tava ehk siis rämpstoiduga. Ja see kehamasin oli vägagi puhas. Siis tulid kõik need asjad, mida ma nüüd nimetasin. Siis hakkasin ma jooma kohvi, siis hakkasin ma jooma veini ja õlut. Siis hakkasin ma tarbima kõiki neid tooteid, mis meie turule jõudsid, sest kõik vajas proovimist, eks ju. Sealhulgas juustud, sinnamaani väga ma ei söönud neid ka. Ei ole piima joonud, kohupiima vähesel määral söönud. Ehk siis see põhitoit oli minu memme tehtud. Lihtne. Kuhu ma jõudsin? Sa hakkasid kohvi jooma. Ja õlut jooma ja mis isegi veini. Ma rääkisin juba nii palju, ma jõudsin palju kaugemale, aga lähme siis tagasi, ma teen ruttu. See jäi meelde tegelikult. Ja see jäi kõigile meelde. Peale õlut tuli viin ja jummala eest, kõik 40-kraadised, okei. Ma kokteile ei armastanud. Aga see selleks. Mis siis edasi sai? Ma panin telefonist, sest arvuti ei vea välja, arvuti hakkas hingeldama jõuda, siis sellepärast kokku jooksis. Nii et mul on nüüd siin telefon, vaatame, kuidas see töötab. Jah, ehk siis see kehamasin oli nii puhas, et alles siis hakkas ta kõike seda tarbima, mida tänapäeval siis järgmised põlvkonnad on saanud ju tegelikult sünnist saati. Ja järgmine suur muutus oli 2005, 6 või 2007, kui doktor Levin alustas oma toidutoluvustestidega. Ja siis ma tegin need testid ja kinnitasid mulle ainult seda, et jah, ma ei talu nisu, piima, riisi, ehk siis need asjad, mida ma ei söönud põhimõtteliselt, neid ka mu keha ei
need ei kõlvanud tema jaoks. Üks asi, mida ma sain doktor Levinilt, oli see, et ära söö koos kartulit, juurvilju, liha, kartul juurviljaga, liha, salatiga. Need 2 asja eraldas ta ära. See tuleb aastas, ma tegin kõik need testid oma lastele, oma mehele, siis oli võimalus, siis tegin kõike ja hakkasin selle järgi niimoodi toituma, et põhimõtteliselt mu toiduks oligi iga päev siis kas tükike liha või kanatiivad ja roheline salat. Ja niimoodi ma rõõmsalt sõin iga päev. Mul ei olnud mingeid piiranguid, ma ikka jõin veini ja ma tegin tohutult palju tööd sellise suhteturundusse. See oli ämmeveie aeg, kui me suurelt ehitasime kunagi. Ja palju liikumist ja palju erinevaid söögikohti, kus jällegi ma proovisin ja katsetasin erinevaid asju, aga ega ma ei ole olnud sõltuvuses ei friikartulitest. Purksid on olnud mu jaoks aastas korda 4 võib-olla, mitte päevas või nädalas või. Et see toidupuhtus on olnud suhteliselt pikalt tegelikult läbiv teema mu elus. Rääkisin filmist, kas selle jõudsin ära rääkida, jõudsite kuulda kahvlitega nugade vastu? Ei jõudnud. See oli üks suur muutja ja mõjutaja ja seesama film, ütlen uuesti, kahvlitega nugade vastu. See tuli vist minu mälu järgi oli see 2015, siis ma olin Ameerikas. See oli sama aeg, kui ketodieedid algasid ja ma selle teadmise nagu endaga kaasa võtsin, sest samal ajal see film käivitas väga võimsa taimetoidu pealetuleku. Sest mida ta näitas seda, kui kahjulik on tööstuspiim meie kehade jaoks, et ta on puhas valge mürk, eks ju. Ta näitab seda, kuidas loomapidamine toimub ja millised kaasuvad asjad loomapidamisega. Ehk siis see veiseliha seal oli ikkagi veel ka täiesti tabu. Ja seda siis, kuidas taimetoiduga inimesi terveks raviti, küll vähkidest, küll muudest rasketest haigustest. See kõik toimus ju tegelikult mõne aasta jooksul ja väga kiiresti, väga suure lainena. Ehk siis nii nagu eelmised lained, mis olid ju tööstuste vahelised kokkulepped, eks ju, kuidas või lükati kõrvale ja asendati taimerasvadega ja kõik need asjad. Samamoodi järgmine suur lüke toimus 2010. 15. vahel. Jah, seal oli see tulemus, kus ma olin juba tarbinud, eks ju, nii alkoholi kui siis söönud ka neid teisi toite. Ma olin kaalus juurde võtnud juba üle 20 kilo. Mu vererõhk kasvas USA-s 175 ja alumise 110-ni. Nii et mind taheti muidugi tablettide peale panna. Ma tablette sööma ei hakanud. Ma teadsin, et see on ajutine, et ma tulen sellest ise välja, nii nagu kõikidest eelmistest asjadest. Seal ma ei jõudnud palju midagi muuta. Elu muutis selle, et ma olin sealt suunatud välja. Tahtsin öelda jooksma, jooksma, põgenema, tulema ära. Ja see oli üks väga suur ärkamise käivitaja, eks ju, need suured elumuutused, sest et neid hingepimedaid öid me läbime kordades, on ju. Kes 1, kes 2, kes 5, kes rohkem. Kõik individuaal. Ja sealt algas üks suur tervenemise rida 2018. Ja
sellel hetkel ei toimunud toitumises mingeid muutusi. Mu keha oli nii väsinud, ta oli nii suures tugevas põletikus, ta oli tohutuid stresse läbi elanud, eks ju. Ja sellest välja tulemine võttis aastaid aega. See, et ma jõudsin tagasi tööle peale Eestisse naasmist, siis see oli vajalik selleks, et saada esimene haigusleht. See ei olnud töö tegemiseks, sest ma ei olnud võimeline seda tegema. Ja see aitas järgmisse kohta tööle saada, kust sai parema haiguslehe, kuhu kandsid juba eelmise töö kontaktid ehk siis läbi suhteturunduse oma erinevate meeskondade liikmed üle Eesti ju laiali. Ja sinna, kuhu siis mind juhatati, oli alati kuskil keegi ees. See teekond algas Teliast, kus ma olingi põhimõtteliselt, tegin läbi selle kohaliku koolituse ja jõudsin tööd tehes öelda bossile, kes mind tööle võttis, et mina seda tööd teha ei suuda, ma ei saa inimestele valetada ja viia neile asju, mida me ise ei ostaks, ehk siis kõiki neid digi- ja ajakirjade tellimisi ja kõike muud, eks ju. Ja sul on ju sundnumbrid, mida sa pead täitma. Ehk siis ma olin järgmised 7 kuud haiguslehel. Selle aja sees ma kolisin linnast välja. Juba suundusingi Kesk-Eestisse, sealt tuli Vändra minu ellu. Sealt tulid järgmised läbipõdemised täiesti sinnamaani, et ma mõtlesin, et sinna ma jään, et sealt voodist ma välja ei tule. Aga ma tulin ja järgmine töökoht oli järgmise seemne kaudu mulle edastatud, ehk siis Vändra gümnaasiumist, kus sai selle 3 õppeaastaga kõik need uuendused, mida täna näed Vändra gümnaasiumis sisse viidud. Ja sealt algas see suurem muutumine. Selle aja jooksul toimusid kehast puhastavad operatsioonid, erinevad igasuguseid lisandeid, mida siis siia sisse oli pandud, nende väljutamine, nendest mürkidest vabanemine, mis oli väga pikk protsess, aastate pikkune, eks ju, kõik need vabastamised, mollikene, palun luba. Tahab nii õudselt mind segada alati, kui ma hakkan rääkima. Ja sealt algas ka see suurem toitumise teadvustamine ja muutmine. See oli see hetk, kus hakkas kaduma minu elust alkohol, sest sinnamaani oli ta ikkagi, ta oli see energiaallikas, see sünnijärgse nullenergia asendaja või kuidas me saame siis öelda, see oli see patarei. See oli see rahusti ja unerohi. Ta täitis kõiki neid eesmärke. Ja sinna kõrvale käis muidugi šokolaad, tume šokolaad. Ei ole ma olnud õnneks magusa lembeline. Ei ole ma söönud pomme ennem, kui algasid suuremad muutused minu kehas, kus tekkisid need signaalid, mida ennem ei ole olnud. Ja ma hakkasin sööma neid asju. Ma hakkasin küpsetama, küpsetanud olin ma ennem ka, aga ma hakkasin rohkem küpsetama. Ja see tõstis veel mu kaalu. Ehk siis kõikide nende mööda oli juba läinud 2 aastat. Ütleme, me jõuame siia 2019, eks ju, terve 2018 aasta, 19 aasta peale Ameerikast tagasi tulemast. Ma olin juba tugevas ülekaalus, mu näidud olid väga kõrgel. Ma ei olnud võimeline millelegi vastu pidama peale neid suuri detoxe ja neid puhastusi kehas. Algasid migreenid, sest aju, eks ju, signaalid olid täiesti segi. Mul oli üle 2 päeva oli uus migreenihoog, ehk siis ma tööl praktiliselt ka ei saanud olla, kui ma sinna gümnaasiumisse läksin. Aga kuna ma olin seal ju
väga usaldusväärselt tööle võetud ja mind teati kui iseseisvat töötajat, tööandjat ja töötajat, siis ma tegin palju asju kodus. Ja selle eest ma olin väga tänulik. See võimaldas mul selles hellas, õrnas, valusas kohas olla, kus ma olin mitu kuud, kuni ma jõudsin Wim Hofini, hingamiseni ja külma veeni. See hakkas mind aitama, see hakkas mind tasakaalu viima, see aitas mul hakata kontrollima neid migreenihooge ja sealt edasi tulid juba loomulikult teel paastumised. Ja selleks ajaks olime me jõudnud juba 2020 maisse, kui oli esimene faas, siis ma lihtsalt hommikul otsustasin, nii nüüd tuleb puhastus ja 42 tundi ma lihtsalt ei söönud. Ma jõin vett, mul oli väga hea olla ja ma sain aru, et nüüd hakkavad toimuma mingid uued muutused. Siis ma läksingi vahelduva paastumise peale, ma lõpetasin ära kõiksugused vahepeal endale lubatud mingisugused imelikud tooted nagu pannkoogid ja sellised asjad, sest et ma koolikööki ka suunasin ja aitasin neil uut menüüd sisse käivitada ja kuidas teha, kuna ma köögiga ka natuke olen seotud. Siis just nimelt, et pannkoogid, eks ju, mida ju tegelikult kõik ootavad. Ja kui ma need asjad kõik olin ära lõpetanud ja ma sõin teatud vaheaegade tagant, lõppesid ära näksimised ja hakkas iseenesest kaal langema. Unustasin öelda, et kui oli see 2007 Levini testide järg, kui ma hakkasin sööma eraldi kartulit ja juurvilju ja liha ja salatit, aastaga iseenesest kukkus -10 kilo. Ehk siis ma olin tagasi oma XS mõõdus 34. Seesama, mis oli keskkooliaegne kaal. Ja mõõd. Mul läksid need samad riided selga uuesti. Ma tundsin ennast väga hästi. Ma ei teinud lisaks ühtegi treeningut. Ma ei teinud midagi. Aga nüüd oli teistmoodi. Vahepeal oli ju 10 aastat muutunud. Ehk siis see keha usaldamine ja kuulamine. Mis siis nüüd juhtus? Nüüd juhtus see, et 20 vastu 21 aasta vahetus sai joodud viimane alkohol ja sealt edasi olin ma juba talisuppleja, kes käis iga hommik, ükskõik milline oli ilm. Ma olin kolinud Vändrast Peetrisse ja hakkasin Uuesalus käima ujumas teistega koos. See tõi väga suure muutuse, eks ju, see hakkas põletama juba rasva. Sealt hakkasid lõppema järgmiste toiduainete tarbimised, ehk siis ma läksin järjest puhtama toidu peale. Kuigi see mitte puhta toidu söömise ajaliselt oli suhteliselt alla 10 aasta. Ja siis ka enamasti ikkagi ma tegin ise või kui ma olin see töönarkomaan, ma elasin Selveri pöögi peal. Enamasti. Seda võttu. See ei olnud siis veel nii hullus seisuseks. Ei olnud nii palju kahjulik ail. Aga oli juba. Kehapõletikud hakkasid paranema, vähenema läbi talisupluse, läbi paastude, läbi puhtama toidu söömise. Siis, kui tuli järgmine hinge ärkamise käivitus, see oligi siis seesama aeg, eks ju see 1. jaanuar 2021, kui selleks ajaks mul oli elulooja käivitatud oktoobrist. Ma olin enamasti ju kodutööl ja
toimus süsteemist mind poolelisti välja kirjutamine, ehk siis mu ametikoht nagu hakati tõmbama koomale, ehk siis aitas sellest, ma sain näha seda, mida mul oli vaja näha, teha seda, mida oli vaja teha. Võtta kaasa need kogemused ja teadmised ja astuda täiesti vabadusse. Olla täiesti oma aja peretes seal. Ja ma olin ju sinnamaani olnud korduvalt ettevõtja ja ka paralleelselt ettevõtja, aga sel hetkel oli mitte keegi. Ma nagu ei kõlvanud enam kuskile, sellepärast et mu silmanägemine kadus järsumalt ära. Ja kui ma olin suunatud siis uuesti Peetrist välja kolima, hakkas see teekond jälle sealt Kinnast ja Paidest, siis tuli Euroopa tripp. Ja see oli veel kohviga, see oli veel erinevate juhuslike toitude proovimisega, kuni ma olin seal Mägijonnis ja ma olin täiesti, ma ei saa öelda kiviajas, sellepärast et mul oli elektrit natukene, mul oli gaasi. Nii et ma tegin ise supijuuretise, ma hakkasin ise leiba tegema. Mul kasvasid 5 erinevat salatit aias ja ma tõin 1 kord kuus mägedest alla käies endale toidu, mida ma sain siis kuu aja jooksul tarbida ilma külmkappideta. Kusjuures õues võis olla siis 30 kraadis. Ehk need toiduained said olla ikkagi sellised juurikad, puuviljad, pudrud, erinevad konservid ja munad. Paar päeva siis, kui ma poes käisin, sõin ma kas kalaliha ja võib-olla mõne kodujuustu, sest need ei seisnud ju kauem. See toitumine tõi mind tagasi saama endaks, jõudma täiesti sellesse samasse vormi, kus ma siis olin jällegi, kus ma originaalis olen, see 48-50 kilo selle 156 sentimeetri pikkuse kohta, ehk siis kõik oli hästi. Kas oli hästi? Hästi oli see, et see ei olnud mu eesmärk tol hetkel. Ma olin oma tugevas, sügavas hinge pimedas öös mitmendas. Ma tulin sealt läbi nende pikkade mägijalutuskäikude, läbi mägijõgede sujumise ja läbi selle oma toidu söömise, tegemise, mitte kasvatamise, osaliselt kasvatamise. Aga mind tabasid järgmised asjad, mis ei olnud väga meeldivad asjad. Ja need on puhtalt seotud praegu selle hulga taimedega, mida ma vahepeal sisse sõin. Ja sealt olid omad tagajärjed. Mul kadusid selle teekonna jooksul ära täielikult küünekasv, eks ju. Nagu üleöö tuli mu juurde küüneseen. Jah, me teame, et see oli seotud energeetiliselt hoopis ühe teema lahendamisega, suhete teema lahendamisega. Ja kui ma selleni jõudsin aasta pärast, mul ei olnud ennem sellega aega tegeleda, siis algas kohe ka tervenemine ja paranemine. Ehk siis need valud, mis kaasnesid selle küüne olukorraga, kadusid ära 20 minutiga. Aga ülejäänud protsessid meie selles raskes energias, eks ju, see on ju tihke energia, võtavad rohkem aega. Ja need neid muutusi oleme me näinud nüüd läbi nende aastate päris palju. Kuidas see keha muutub ja kuidas ta seisma jääb, kus ta leiab ennast mingi platoo pealt ja ta enam mitte midagi ei muuda ja mis muutub tähtsamaks tegelikult. Tähtsamaks muutub meie tunde. Mida me tunneme? Kuidas me tunneme?
kõik need kaaluda numbrid, kaalumised, asjad, eks ju, kaalu ei ole mul ammu, ma juhuslikult kui kuskil näen, siis kaalu. Siis saan orientiiri. Orientiir on mõõdulint. Olen oma keha mõõtnud aastast 2011. On mul kõik need siis olemas, need mõõdud ja peaks ütlema, et suhteliselt stabiilne see kõikumine on väga väike. Kui me jätame välja selle, kus ma olin 75, eks ju, siis sealt tagasi alla tulles vahepeal ma olin jälle, kui ma mägedest tulin, olin ma 48 ja 52 on mu jaoks see, kus ma tunnen ennast. See on see projekt 33, see tunne, et ma olen oma kehas just täpselt seal, kus ma olema pean. Praegusel hetkel olen ma 62 ja see on olnud selle viimase aasta jooksul stabiilne. Need möödunud aastad peale seda, kui ma lõpetasin, nagu vahepeale sattus ka veel toortoidu periood, umbes 8 kuud olin ma ainult toortoitu proovisin süüa ja sellega ma sõin rohkem endale neid probleeme sisse, mida ma siis olen viimase aasta jooksul väljutanud. See ei käi kiiresti. Sisse süüa on meil lihtne neid asju. Ka kõiki neid raskemetalle, plastikut, mürke, igasuguseid, aga neist lahti saada, see on pikk protsess. Ja kuidas sa nendest lahti saad? Kui sa tarbid mürki edasi peale, eks ju. Ehk siis see viimase aasta teekond, millele eelnes keto puhtalt, ma olin juba toitumise nii puhtaks teinud, aga seal olid süsivesikud. Ja seal oli suhteliselt vähe liha, kuna tööstusliha seda mürgistassi ma endale sisse ei tahtnud süüa, et kui ma sain oma väimehe käest jahimehe liha, siis ma seda sõin, sest liha ma ikkagi armastasin. Nii, aasta tagasi ma toitusin väga teadlikult ja võimalikult puhtalt ilma kahjulike ainete lisamiseta. Kui päikesevarjutus septembri lõpus, 28. september, meil juba hakkab aasta täis saama, eks ju. See päikesevarjutus tõi meile järgmise suuna ja 10-10 portaalis alustasime Raku restarti. Paastu 5 päevast paastu, kus jõuab restartida iga rakk ja hakata uueks loomast. Selle paastu lõpus juhatati meid lihasöömiseni, karnivoorideni. Ja selleni, mida nüüd sellel puhastunud rakul on tegelikult vaja seda sama, mis ta ise on, ehk siis seda valgu ja rassi. Ja ma alustasin üsna samamoodi nagu paljud teised, eks ju, et sooviga leida vastuseid ja juhatusega tervendada need värskelt puhastatud rakud. Ja nii nagu enamik inimesi otsisingi, ma alguses reeglelt neid uusi piire, millest ennast panna, olles kuulanud sadu podcast'e ja arste. Ja nii nagu iga eelneva toitumisega, kuhu ma olin süvenenud, või kordades rohkem ja olen süviti näinud. Ma tahtsin teada, kas see aitab, millele see aitab, kas see on õige vale, ise tean, et seda pole olemas. Või kas mina teen õigesti, kas ma saan õigesti aru. Selle aasta jooksul olen aru saanud, et kõige väärtuslikum asi, mida see teekond mulle andis. See ei ole olnud ükski konkreetne toiduaine ega dieet, vaid ta andis mulle kõige puhtama ja sügavama suhte selle kehaga, selle kehamasinaga. See ei ole meie vaenlane, kellega me oleme võitlema suunatud läbi nende süsteemimängude ja mustrite, läbi nende eraldamiste, kus meid on pandud erinevatesse sahtlitesse, võitlema ja tõestama midagi, kelle jaoks mis on õige ja kelle jaoks mis on vale. Me
oleme pandud oma kehasid parandama, sundima, kontrollima. Aga mitte kuulama. Ja nii me õppisime rohkem nälgima, mitte pimesi uskuma iga tund isegi kehas, sest iga tunne, iga signaal on ju sõnu. Vaid ma jälgiksin seda, mis juhtub, kui ma söön nii. Kuidas ma siis magan, kuidas ma liigun, ehk siis kuidas see masin liigub, kuidas ta on töökorras, milline on tema energiatase, kui ma söön nii. Milline on minu meeleseisund? Kas ma olen ajevil, kaon ma ära või olen ma väga fokusseeritud? Ehk siis sellest probleemiks olemisest, me ei kasuta seda sõna, ütlen sulle, et sa saaksid aru, vaid see on ju lahenduseelne olukord, eks ju, siis sellest olukorrast sai meie kehast meie partner. Ja me taipasime kõik need mõõtmised, mida me olime läbinud. Need 3 suurt vereanalüüsi, mis me oleme teinud viimase 2 aasta jooksul. Veresuhkruid, ketoone, glükoosi, ketooni indeksid, seda ma olen mõõtnud nüüd viimased 2 kuud ainult. Siis ka kehakaalu, enesetunnetund. Kui mõõtmisi alustad erinevaid, eks ju, kui sa nagu hakkad analüüsima ennast ja seda käitumismustrit ja selle koostöö tulemust, sa tahad, sa ootad neid häid numbreid, on ju. Aga tegelikult need numbrid on ju nagu hindeid, meil ei ole neid hindeid vaja. Seda rääkisime juba koolis, et hindamine tuleb ära lõpetada. Et see on tagasiside, see ongi see koostöö tulem, mida need numbrid meile ütlevad ja kirjeldavad. Et kui ma teen neid teste, kui ma õpin kuulama ja tundma, siis ma ei hinda analüüside numbritega ennast, vaid ta annab mulle selle tulemuse, mida ma tegin, kui ma sõin maasikaid. Ühel hetkel ma märkasin, et ma ei kuluta mõtlemisel aega selle peale, et mida ma täna söön ja mida ma täna süüa teen. Sina, kes sa süüa teed, tead kindlasti seda tralli. See on ükskord, et sulle võib meeldida söögi tegemine ja ma naudin seda, sest ma teen hästi. Sest kui ma midagi teen ma hingega ja armastusega ja see maitseb alati. See viib keele alla. Aga kui sa oled seal oravarattas ja sa oled sunnitud iga päev tegema midagi süüa perele, endale, lastele, siis sellest saab see roboti töö ja sa ei taha sellega tegeleda, sa ei taha seda teha. Siis nüüd selle toitumise muutumisega need küsimused kõik on kadunud mu seest ära. Tänaseks on mu elu läinud ainult lihtsamaks. Mul on jäänud praegu liha, munad, sool ja vesi. Kala ka, aga hetkel kala ka, olen 2 päeva sõin ära need külmutatud angelid, sulitasin ära, küpsetasin ära, mega head olid. Ma võtan juurde 2 tomatit ja näen numbrite pealt, nende testide pealt, et see ei muuda midagi. Aga tunnen, et muuda. Ehk siis viimased 2 päeva, mida ma olen nüüd teinud, olengi võtnud oma selle pakiha kõrvale, ütleme 3 kirstomatit ja reaktsioon on tunda. Ta ei mõjuta suurt pilti. Kas see on hea tunne? Need ongi need küsimused, mida me peame teadvustama. Kui ma võtan selle lisandi endale siia juurde, mis tunne see on, mida ma tunnen, kas see on nauding ja see on maitse nauding. Aga mida ütleb pärast keha, kas see tunne on ka hea, kas see on kerge või muudab see raskemaks, muudab see mingisuguse valuvaisti. Keegi soovitust, see ei ole.
meeskond läheb luurele. Ehk siis ma olen aru saanud praegu, kui palju veel olnud piiranguid on ära kukkunud. Nagu see suurem vabanemine toimub. Ja jälle järjekordselt ma olen andnud ju vabaks energia või enam ei teeni, ehk siis uus saab asendada. Ja seda energiat jääb omakorda rohkem elamiseks. Samamoodi need 10 ja 10 aastat ja 10 aastat, eks ju, nad on kõik olnud muutumises. Siin on toimunud ju suured hormonaalsed muutused vahepeal läbi selle programmi nimega inimene. Ja need vajadused muutuvad ka vastavalt sellele. Kui oli aeg, kui ma neid ärisid ehitasin, seda müüki tegin, siis ma olin ju seotud tugevalt ja süviti ka toidulisanditega ja ma elasin väga pika aja just nimelt, ma võikski öelda, nende toidulisandite peal ja püsisin tervena. Ehk siis ma ei olnud haige, ma püsisin tervena. Oma ärkamisteekonna suures käivituses jätsin ma ka toidulisandid ära. Täna mul on mõned, mul on C-vitamiin, see ei ole toidulisand, see on C-vitamiin. Toidulisanditest ma võtan elektrolüüte. Vanad, nii. Kui päev on olnud väga pikk või ma olen teinud rohkem füüsilist tööd, ma olen niitnud, ma olen higistanud, ma olen olnud halvas vibratsioonis või ma olen nautinud sauna, siis on need elektrolüüdid, mis aitavad kõiki neid ühendusi taastada. Kell on 21. Ja kui ma tunnen, et mul on vaja juua rohkem, siis ma joon mineraalvett ja mul on välja kujunenud ka praegu viimaste nende kuude, nende testide jooksul. Ma olen kõik meie poodides, need olen erinevad mineraalveed ära proovinud, endale koju toonud ja proovinud maitse järgi, sisalduse järgi ja neid võibki olla mitu tükki kodus, 4-5 erinevat vastavalt vajadusele, täitsa keha ütlebki. Kõige universaalsem meie jaoks on Vitautas, mida ma ka olen maitse järgi ise kõige rohkem ennem ostnud. Aastaid tagasi oli Värska on nii palju lihtsalt lahjem, ta on nagu tavaline varastav joogivesi meile. Aga siis on Borjom, eks ju, mis on väga mineraalirikas ja ka naatriumi ehk soola, sest et soola kui sellist on meil kõigil vaja ja kui ma olen söönud rohkem, õigemini ma ei söö seda tööstustoitu, neid lisatud naatriumiühendeid, vaid ma söön ju puhast liha, millele peab ise soola lisama. Ja samal ajal ma joon rohkem, mis toob välja kehast, nii et soola on vaja ja see on ka üks põhjus, miks sool on tehtud meil üheks pahaks poisiks, eks ju, sest teda on meile vaja. Nii, mida ma veel jälgin? Kas ja milline on mu uni? Millised on keha väljaheited, millal? Kui sa sööd puhast toitu, siis jääkaineid praktiliselt sul ei tekkigi. Kui ma olen olnud 10 päeva lõvidieedil, ei käi ma mitte kordagi vetsus peale muru peal pissimise. Ja see on täiesti loomulik. Ja kui sa lisad sinna juurde midagi, tekivad jääkained, mida keha tahab väljutada. See, et ei ole musta ega valget, eks ju, vaid on värviline maailm, selleni jõudsime me ka. Ehk me ei pea kellelegi tõestama, kas või mis on halb või kas kartul on halb või hea. Annaste kartulit olen temaga pikalt suhelnud. Kas köögiviljad on halvad või head, jällegi olen nendega suhelnud ja ahjus küpsetanud siingi, eks ju, mitu aastat. Küsimus ei olegi sellest.
vaid küsimus on täna selles, et kas see toetab minu keha ja minu elu. Et kui see on jah, siis see on õige. Kui see on ei või see muutub, siis muutun mina koos selle eluga. Sest tervis ei sõltu ainult toidust. Seesama päevavalgus, see uni, see loomulik liikumine, see külm vesi, see rahu, naer, tähendus, tänulikkus. Kõik need mõjutavad keha täpselt sama palju kui toit. Ja kui see toit toetab sind ja hoiab sind rõõmsana, kergena, sul ei ole kõhus mingeid hääli, ei mulinaid, surinaid, murinaid, puhitusi, gaase. Mitte midagi sellist ei ole. Sul on ainult isu järgmise hea apsu suhtes, siis see usaldus sünnibki lõppkogemusel. Ja me ei ole kunagi uskunud midagi lihtsalt sellepärast, et keegi ütleb, ai, kiusab. Ma olengi olnud katsetaja, mõõtja, jälgija, analüüsija, Exceli tabelite fänn, ise otsustaja, kas või kõigile risti vastupidi minnes, oma sisemise rahuga. Ja seda ka siis, kui ma kõiki neid erinevaid vaheetappe, eks olen läbinud või saanud arstide diagnoose, mida on väga palju erinevaid, siis mina tean lihtsalt kõige rohkem, mis on siin. Ja see järeldus, ma ei ütle, et ma olen leidnud midagi maailma parimat või ainuõiget dieeti, vaid ma tunnen, et ma olen leidnud ennast. Ja ma ei söö selleks, et järgida mingisuguseidki reegleid. Ma sööngi selleks, et toetada oma elu, mida ma tahan elada 100-ga. Täpselt nii kaua, kui ma otsustan seda teha. Ja võib-olla kõige suurem kingitus ongi olnud sellel teekonnal see, et kõik see on läinud nii palju kergemaks. See usaldus ei ole tulnud mitte pimesi, vaid väga tähelepanelikult, uudishimulikult ja austusega. Mis ma veel siia kirjutasin? See ausus ongi väga tähtis, eks ju. Ei ole ka niivõrd tähtis see, et ma õppisin lugema makrosid ja mikrosid, vaid nende suhete mõistmine. Kui palju optimaalselt me vajame oma parimaks, kergeimaks toimimiseks. Ja selleni olen ma jõudnud alles nende viimaste kuude, eks ju, ütleme viimase 3 kuu, ma olen 4 kuud ehitasin seda äppi, et aidata endal aru saada paremini just nimelt nendest kogustest, mida siis mu keha vajab ja kuidas ta ennast tunneb. Millal tema jaoks on veel vähe, ehk siis tal on jäänud veel nälg sisse, ei ole rahuldust toidust saanud, siis millal on see tal käes ja milliste vahenditega, millised on need kogused, kuidas nad mind toetavad, millised on triggerid, mis mind viivad rütmist välja, mida parem on vältida või mida see mulle maksma läheb, kui ma endale midagi järgmist katsena ette võtan, nagu näiteks ära süüa kausitäis jäätist. Siis ma tean juba, et selleks, et seda teha ja sellest välja tulla ja taastuda, on vaja järgmist 3-4 päeva. Need on need hinnad, mida me anname endale ja samal ajal on nad testid, mis annavad järgmise tulemuse. Ma väga loodan, et see sõnum, mida ma praegu nagu jagan enda poolt, on toetamaks ükskõik millise toidulauaga sa täna ennast üllatad või toetad. Ehk siis
mul on ka välja toodud need keskmised suurused ja väärtused, mida ma nagu oskan selle aja jooksul soovitada, kui keegi tahab ja teab, mida ta tahab küsida, siis ega mul rohkem praegu rääkida ei olegi. Need lõvidieedi toidud on olnud jah, veiseliha, eks ju. Piimatooteid mina oma kehasse väga ei saa lubada, sest see käivitab jällegi, see on insuliini jaoks trigger ja tekivad kohe need täitmata isud. Juust ei ole mulle ka ennem sobinud, aga kui ma alustasin eelmine sügis selle kõige karnivoorluse ja selle toitumisega, siis ma sõin kõike. Kui need rakud olid puhastatud, ma andsin talle kõike, mis oli loomse valgu ja rasvaga. Toorpiimad, toorjuustud, kodujuustud. Ma sõin ka poest Kreeka jogurteid, kodujuustu ja vahukoort ja talv andis mulle kõike seda rikkust proovida ja ka aru saada, et mis asi ajab mind kohe punni ja paiste ja mis asi seda mitte ei tee. Ja nii kerge, kui mul praegu on olnud need viimased paar nädalat oma õhufritüüris küpsetatud veise hakkliha pihviga, ehk siis mul on umbes 180 grammised portsjonid sügavkülmast, mille ma võtan, fritüüris küpsetan ära, seal ta ei prae, ta küpsetab ära, rasv jääb ka alles, isegi kui see, mis tuleb välja, ma kallan selle uuesti sinna peale 2 poolt soolaga ja ta on lihtsalt nii hea, et iga kord, kui ma seda kirjeldan, hakkavad mul mahlad tööle. Jah. Minu poolt praegu see on see jagamine, kuhu ma olen jõudnud. Videotes neid te saate vaadata, seesama playlist, eks ju, seal on need esimesed 2 videot on minu enda eelmiste aastate kogemuste pealt ja mis räägivad siis, mida kindlasti ära söö, seda ma kordan niikuinii, jäta välja kõik masinaõlid, jäta välja kohvi ja jäta välja suhkur, vähemalt need 3 asja ja sa teed endale juba väga-väga suure teene. Nii et üks asi, mida ma vahel ka võtan, on hapukapsas ja praegu ma panin omale soolakurgi. Nii et võt need on siuksed asjad, mis jällegi kergelt nagu toetavad, eks ju, aga neist ei tohi jällegi liiga palju süüa, sest siis jällegi tekivad teised tunded sees, mis ei ole enam head. Sama siin. Et seda tuleb oma naha peal katsetada ja kõik läbi teha. Et see, mis keegi räägib, on jah üks asi, aga... Just. Tore, et julgesid jagada. See on peab. On küsimusi? Ei ole. Kellelgi peale Taneli? Minul on üks küsimus. Et kas sa praegu oled juba pikka aega siis nii-öelda sellel lõvidieedil? Lõvidieedil olen ma 2 nädalat olnud. Aga sellel, ütleme need esimesed kuud ma sõin, eks ju, siis ma ütlesin kõiki neid loomseid saadusi, ehk siis otsisin üles toorpiimad ja kõik need lahendused, proovisin, maitsesin ära kõik, mis turul oli, leidsin juustud ilma säilitusaineteta ja kõike, eks ju. Aga ma alates veebruarist enam praktiliselt ei ole söönud piimatooteid, üksikud kodujuustud vahepeal, mõned Kreeka jogurtid vahepeal. Kui siin see maasikaaeg oli, see keeras mu keha täiesti sassi. Nii et peale seda ma lihtsalt läksingi, ma elimineerisin kõik, ehk siis lõvidieet tähendabki seda, et me elimineerime kõik müra. Kõik, mida me kehale anname. Me anname talle kõige puhtama, rohuma veise hakkliha, soola ja vee. Ja siis, kui tema on rahunenud kõigest sellest mürast, tal on vaikus ja kergus, ta toimib omas rahus,
siis me saame uuesti anda talle midagi muud proovida, eks ju. Et kui meil tekib see vajadus, et ma tahan midagi muuta, on ju. Et kuidas mul see tunne on. Ma olen vahepeal teinud ka neid sardiinipaastusid. 5 päeva tegin ma sardiinipaastus. Ei olnud mu jaoks üldse keeruline. Sardiin mulle meeldib ja ma sõin täitsa normaalselt. Kas meil on vaja teha sardiinipaastu, kui me saame kätte siit puhast oma angerjat või isegi räim, aga okei, nende toiteväärtused on natukene erinevad ja üks on ikkagi ookeanikala ja teine on merekala, on ju. Meie jaoks on heeringas. Sardiin, jah. Okei, on ookeanist. Sardiin on ookeanikala ja ta on väga, vot siin on nüüd ka vahe. Ma proovisin neid, mida müüakse siin Krossi poes ka see mingi Riiga, mingi bränd on, bla, bla. Ja vot nendel on need suured sardiinid tükeldatud konservis ja sellest hakkas mul paha. Ehk siis need, mis ostad Portugalist või Hispaaniast või Californiast, eks ju. California omad ka mulle nii palju ei meeldinud. Portugali omad mulle maitsevad kõige rohkem. Ja mis on ta on väike kala, ta ei jõua koguda endasse mitte midagi, aga ta on tohutult kõrge omega 3-ga ja ta on hästi proteiini ja ka rasvarikas. Ehk siis ta annab kehale kõige rohkem, et isegi tänapäeval soovitatakse mitte paastuda, mitte veepaastu teha, vaid tehagi sardiinipaastu, et anna kehale vähemalt need toitained kätte, ära muud sinna pane, on ju. See on põhimõtteliselt sama nagu ma praegu selle veiselihaga, eks ju, ainult seda muud ei anna. Et ta on hästi toitev, ta võtab isud ära. Sardiini võlu on see, heeringat sa nii palju ei söö, eks ju, et sul kõik muud isud ära kaovad, aga sardiin võtab ära need. Et esimene päev võib-olla sööd 4 karpi, teine päev sööd võib-olla 3 karpi, järgmine 2, siis sööd 1 päevas. On olemas munadieedid. Räägi. Kas need sardiinid on omas mahlas või õlis, Ade küsis? On omas mahlas, on õlis, siis kui neid ostma hakata, kui keegi tahab, siis ma võin eraldi sellest lausa rääkida ka, sest et on olemas kohad, kust me saame tellida ja siis kindlasti neitsi oliivõlis või on olemas ka muideks võis. Aga ja mitte siis neid... Ja ka tomatis ka, sardiin tomatis on ka ju. No tomatit üldse ei ole mõtet süüa. Kõik asjad, mis on tomatiga tehtud ja tomatipastadega tehtud, need ei ole sulle üldse head ega vajalikud. Nad kõik on põletiku tootjad. Ehk siis sellest ma räägin ka ühes saates. Ma nüüd ei mäleta, kas need on nendes videotes kirjas. On vist ikka. Nendes 2 esimeses videos, mis seal playlistis on, seal on räägitud ka, miks tomatit ära söö. Nii et see, et ma võtan praegu ise ka need paar cherry tomatit sealt, siis ma ütlen, et see tunne, mis kehasse tuleb, see ei ole hea tunne. Nad on varjutaimed ja kui me oleme valgusolendid, meil ei ole varjutaimi vaja. See on nii lihtne. Mis mõttes kasvavad varjus või? On, ka nendel on, eks ju, ära jagatud. Ka taimedel on ära jagatud, kes toetavad valgust, kes toetavad varju. Need, mis on massidesse kätte antud, eks ju, ja mida on pood täis, need on enamasti need, mis hoiavad meie sagedusi kinni. Miks tomat on igal pool, iga asja sees, igasse kööki sisse toodud? Nii nagu ka maitseained, tšilli. Kui sa lähed ükskõik kuhu söögikohta täna, sa näed seal tšillikastet, sa näed tomatikastet,
enamus toidud on tehtud tomati lisanditega erinevates vormides ja see kõik toimub põhjusega. Puhtal toidul on oma maitse. No eks kindlasti on siin mingi iba sees, mis sa räägid, aga ma arvan, et igal ühel on oma rida ajada siin, et kindlasti me oleme nii erinevad ja kui ma ise kasvatan need tomatid siin, siis igal juhul ma söön neid edasi raudselt ja teen tööd. Teedki, jah. Ma ka näed, ma ka Jah. veel võtan need paar ampsu sealt, et tunda ja maitsta, eks ju. Tunnen väga hästi ennast. Jah. No Üks asi, segan vahele korraks, rääkides tomatist, siis minuni on ka nüüd see teema nagu jõudnud. Näed ka nagu seda suuremat pilti, et põhimõtteliselt tomati söömise juures pidi olema nüüd 2 asja, et ära koorida ja mitte seemneid süüa. Mis minuni on jõudnud. Aga sa jõuad korraks seda teha nagu. Eks igaüks ikka peab tundma, mis talle maitseb ja mis enesetunde ta tekitab ja kuidas ta ennast oma kehas tunneb. See on kõige olulisem. Nii erinevad. Üks räägib ühte, teine teist, tunneta ennast ja kogu lugu. Tomat kasvatab, selles mõttes eritab mingit mürkainet, et siis need putukad eemale hoida. kõik taimed teevad seda. Kartuli suguvõsast või mis iganes, et see on nagu ütleski juba, et varjuvili, et sama selles mõttes. Aga kui sa tead seda, kes sul rääkis seda? Miks seda tõusub? Energeetilisi asju siin nagu lahkavad ja mõõdavad ja nagu tegelevad selle. Samamoodi viinamarjaga, et see on samamoodi vili, mida te sööma ei peaks. Enim mürgitatud kööl takka otsa. Ei see, mis poes müüaks, on teine jutt. Sealt ma ammu juba ei osta väga palju asju. Kodu viinamarjagi võtad siin öö ja päev selles mõttes. Kasvatage ise ja olge terved. See on kõik, peaasjad head tunne on. Ja see ongi kõige tähtsam, aga seni, kuni sa oled vaata mürke täis, eks ju, sa ei teagi, mis see hea tunne on. Seda ma tahtsingi nagu jagada, et see on teekond, see ei toimu üleöö, et su tänane valik on sul tunda homme. Nagu särad ja elad, siis see loeb. Mina ei tea, mida sa sööd, mina jälgin seda, kuidas sa nagu selles toimetad, elad. Jah, nii ongi. See energia loeb selles mõttes, et sa võid rääkida mida iganes, aga see energia, mis sul on või noh. See loeb. Aitäh! See on meie point, noh. Elu mõte. Jah. Nii, sõnum on edasi anda. Juhhei! No väga tore.